Vägevat päeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on Sagedus mõjutab kasvajaid. Ja võiks siia juurde isegi lisada ala pealkiri ja hävitab neid. Paraku, mitte paraku, aga tänapäeva meditsiin on tegelikult ärkamises. Heli ja sagedus on juba kuluaarides kiidetud heaks erinevate kasvajate ravimiseks. Ja energiameditsiin ei ole enam niinimetatud alternatiivne, vaid see on juba reaalsus. Michigani ülikooli teadlased on kasutanud edukalt fokusseeritud ultraheli näiteks maksakasvajate lagundamiseks, võimaldades keha enda immuunsüsteemil eemaldada ülejäänud. Ehk siis helilaineid tunnustatakse nüüd teatud ringkondades ametlikult võimsa ravimina, kui nii võib väljendada, väidetavalt. Aga see info tasub lasta endasse settida, et helilained hävitavad kasvajaid, sest meie keha ei ole ainult füüsiline mateeria. See on energia, see on sagedus, see on vibratsioon. Ja heli ja sageduse tervendamise omaks võtmisega me suudame, et kui me võtame või oleme mingid teatud sageduse mõju väljas, siis me suuname oma rakud tagasi nende algsele ja elavale seisundile, tasakaalustades oma närvisüsteemi, soole ja aju telge, valgus, kõike vabastame me õrnalt lõksus olevad emotsionaalsed mustrid, mis on selle seisundi tekitanud. Ja ma loen teile ette mõningad sellised olulised sagedused, mis eksisteerivad looduses loomulikul viisil. Näiteks ürtidel roosi sagedus 320 MHz, viiruki sagedus 147 MHz, lavendel 118 MHz, kummel 105 MHz, mürr 105 MHz, rosmariin 102 MHz, kadakas 98 MHz, sandlipuu 96 MHz, teepuu 92 MHz, jasmiin 80 MHz, piparmint 78 MHz, sidrun 52 MHz, eukalüpt 52 MHz ja basiilik 52 MHz. Ja üleüldised sellised tervendavad sagedused, mida ma soovitan YouTube'ist otsida neid sagedusi, on siis järgmised. 174 Hz eemaldab valu, 285 Hz mõjutab meie energia välja, 396 Hz, mitte megahertsi, vabastab hirmust ja süütundest, 417 Hz soodustab muutusi, 432 on looduse selline üldine imeline helisagedus, 528 Hz parandab DNA-d, 639 Hz tervendab suhteid, 741 Hz äratab intuitsiooni, 582 Hz meelitab ligi hingesugulasi ja 963 Hz ühendub valguse ja vaimuga. Ja ma loen ette ka kõrge vibratsiooniga looduslikud kiud, mis oluline on siis mõista, millega ennast ümbritseda. Linane 5000 Hz, vill 5000 Hz, kanepikiud 2000 kuni 5000 Hz, nõges 1500 Hz, orgaaniline puuvill 100 Hz, lootussiid 100 Hz, 100 kuni 500 Hz, riisikestad 100 kuni 300 Hz.
ja madala vibratsiooniga mürgised kangad on polüester, nailon, akrüül, spandeks, polüpropüleen, polüüretaan. Need on kõik nagu väga-väga kahjulikud kanda. Ja selles mõttes, kui sa tahad olla õnnelik, siis ole õnnelik. See on väga lihtne. Hommikul ärgates ärka nii, nagu sa jõuaks ära oodata, milline päev sind ees ootab. Sest iga päev on universumis täiesti uus päev, täiesti uus leht, puhas leht, täiesti uus päev uute võimaluste jaoks. Ja sina saad otsustada, millist päeva sa endale soovid. Kõrgemate sagedustega mõtted, kõrgemate sagedustega energiat, kõrgemad vibratsioonid, kõrgemad sagedused. Nii et tõsta oma vibratsiooni ja muuda läbi selle oma elu, kasutades ka erinevaid sagedusi abiks. Nii et ilusat päeva sulle!